Olgugi, et Eestis on internet jõudnud põhiõiguste tasemele ning Euroopas andmeside hinnad üsna mõistlikud, satume aeg-ajalt väljapoole Euroopat, kus mobiilne andmeside võib maksma minna 100 kuni 1000 eurosid ja võib-olla isegi neeru. Appi tõttab avalik wifi, lennujaamas või hubases kohvikus, kus rüübates oma ülemakstud latecino kohvilurri värki ja mis võikski olla mõnusam, kui üles laadida kõik Instagrami pildid, kokku rookida like'id, share'id ning ennast kurssi viia buduaari elu 24 päevadraama teemadega ilma rämekallist hinda maksmata. Loomulikult teha seda turvaliselt. Selle video toob teieni Samsung ning oma näidetes kasutame uut Galaxy S10, mille oleme julgelt nimetanud hetke parimaks telefoniks, mis võimalik osta. Link meie S10 ülevaatele ning Samsungi tootelehele on YouTube'i video all kirjelduses. Olgugi, et avalik wifi on mugav viis netile ligipääsemiseks, kulusid kokku hoida, pole see kellegi saladus, et tegu on häkkeritele täpselt sama mugava meetmega sinu andmete kogumiseks. Aga miks on need võrgud nii ebaturvalised? Kuidas rünnakud välja näevad ning mida saad sina teha, et ennast kaitsta? Olgugi, et avalik wifi on olnud levinud nähtus juba 2000-ndate algusest ja inimesed on teadlikumad turvariskidest, ei ole väga palju muutunud ei kasutajate käitumises ega võrkude turvalisuses. Alustuseks ei kasuta suur osa avalikke wifi võrke parooli või mingit sorti krüpteerimist, mis võimaldab häkkeritel näha kogu võrgus toimuvat ilma mingite eriliste oskusteta. Hulgaliselt on liikvel täiesti tasuta tarkvara, millega suudab igaüks võrguliiklust pealt kuulata. Võiks eeldada, et võrgud, millel on parool, näiteks VPA2 standardil, on turvaline. Ning koduses keskkonnas see nii ongi, kus parooli teavad vaid inimesed, keda sa usaldad. Kuid avalikus võrgus, nagu kohvikutes, teades parooli ja olles enne sind sisse loginud, saab pealt kuulata ka sinu võrgu liitumise pakette ning pärast seda kogu sinu liiklust. Samuti on ohuks niinimetatud vahemehed, mis on täpselt nagu see kõlab, kus häkker on loonud turvalise välimusega wifi oma arvutist ning ühendudes näeb too kogu liiklust ning teab kõike, mida sa võrgus teed. Okei, selge, saime aru. Avalik wifi ongi saatan ning sama turvaline nagu fooliumist kiiver. Olukord pole päris nii lootusetu ning avaliku wifi kasutamiseks on nipid, kuidas seda turvaliselt teha. Õnneks isegi täitsa mitu. Esiteks, külasta lehti, mis kasutavad HTTPS-i. Peamiselt kasutavad seda krüpteeringut saidid, mis vajavad sisse logimist, nagu Gmail ja Facebook. Ning õnneks on see märksa levinum kui mõned aastad tagasi ka lihtsamatel lehtedel. Teiseks, küsi kohvikus, lennujaamas, mis on nende avalik wifi nimi, et vältida olukorda, kus ühendud mõne niinimetatud liba-wifiga, mis su ühendust jälgib. Üldiselt ei ole see päris nii lihtne, et jätad ühendamata võrku nimega kahtlane wifi valgest kaubikust, mis jälgib su andmeid ning turvalisuse huvides on mõistlik üle küsida ja olukorda kontrollida. Kolmandaks, kasuta virtuaalset privaatvõrku ehk VPN-i. See loob tunneli sinu seadme ja turvalise proxy-serveri vahel, mis krüpteerib kogu liikluse, isegi kui leht, mida külastad, ei kasuta HTTPS-i. Lisaks võimaldab mõni teenus mugavalt kasutada ka Netflixi või mõnda muud streaming-teenust, nagu viibiksid teises regioonis, et näha sealset sisu. VPN on nii tasulisi kui tasuta. Kuid tasuta asjadel, nagu ikka, on mingid piirangud, näiteks maht, mida saad kasutada kuus, väiksem riikide ja serverite valik, andmeside kiirus ja nii edasi. Tänu näiteks vähestele riikide või serverite valikule ei tööta tihti tasuta variandid läbi niinimetatud Hiina müüri. Ehk on riike, sealhulgas Hiina, kus ei saa kasutada Google'i teenuseid, YouTube'i, Facebooki või muud sarnast. Kuid VPN jätab kohalikule piirangule mulje, nagu külastaksid hoopis suvalist saiti. Samsungi seadmetel, nagu meie pikka testi tulevas S10-s, on vaikimisi installitud McAfee'ga koostöös Secure Wi-Fi funktsioon ning võimekus ära tunda kahtlaseid võrke. Leiab selle Wi-Fi seadetest paremalt ülevalt advanced valiku alt. Tasuta saab turvata 250 megabaiti ühes kuus ning kuu, kui võtta tasuline teenus, vaid 2 eurot. Teenus ise küllaltki odav ning meilide lugemiseks on 250 piisavalt palju. Netflixi või üldse videote puhul kaob see maht seevastu kui tinatuhka. Mahtu aitab kokku hoida, kui valida, mis rakendused seda kasutavad või ei kasuta.
Näiteks Gmail ja Facebook on juba eos krüpteeritud, kuid Chrome või mis iganes veebilehitsejat kasutad, võib sattuda ka krüpteerimata lehtedele. Peale mõningast otsingut ega ühtegi päris tasuta teenust ei oskagi soovitada. Pigem on valik premium teenuseid, mis lubavad tasuta kasutada kuu aega või siis eelpool mainitud mahu, serverite või kiiruse piiranguga. Kui palju ja mida tasuta ära antakse, sõltub juba konkreetsest teenusepakkujast. YouTube'i video all on link võrdlusega, mida ja kui palju võimaldavad eri VPN-id 2019 aastal tasuta ära anda. Igatahes, tänud, et vaatasid ja loodan, et leidsid omale siit videost midagi väärtuslikku. Kui sulle meeldis, vajuta seda ikooni. Kui ei, siis vajuta seda ikooni 2 korda. Ning lisa kommentaaridesse video soovitusi, kui sul on ideid, mis teemasid võiksime veel katta. Kindlasti kaalu ka Arvutimaailma YouTube'i kanalis subscribe'i nupu vajutamist ja mulgusta kellukest ikooni kõrval, et sulle reaalselt ka teavitused jõuaksid, kui oleme uue videoga valmis saanud. Eriti, kui oleme teinud mõne, mida sina soovitasid. Ning peamiselt, tarbi targalt ja ära herneid ninna topp.